Tere hommikust! Käes on kolmapäev ja mind ootab ees väga busy day. Kell on praegu 7:31 ja ma panen ennast päevaks valmis. See ei ole minu puhul tavaline. Aga mis siis täna toimub? Põhimõtteliselt praegu teen ma endale meigi, mis loodetavasti püsib kuni öötundideni värske. Siis kell 9 tuleb siia Joanna. Ja neil on täna Martiniga 5. pulma-aastapäev. Nii et ma teen talle meigi ja siis ma lähen kohe kiiresti Stockmanni, kuna seal algas Beauty Secrets kampaania, mille raames mul on Stockmanniga koostöö. Ehk siis Maarit tuleb mulle sinna appi, me filmime koostöö jaoks klipid ära, siis ma tulen sealt kiiresti koju ja filmin mõned klipid veel kodus, hakkan seda monteerima ja siis kella 6 ma pean olema Sakus, kus toimub siis Joanna ja Martini pulma-aastapäeva pidu. See on nagu minipulm, et kuna neil ongi 5. aastapäev, siis nad otsustasid tähistada nagu kohe ikka siukse nagu korraliku peoga. Ja minu arust see on eriti äge ka sellepärast, et mina olen Joanna elus nagu uuem sõbranna. Ehk siis kui nad 5 aastat tagasi abiellusid, siis me ei olnud veel sõbrad ja ma ei saanudki osa sellest pulmast. Ja neil on tegelikult elus veel nagu uuemaid sõpru, keda pulmas ei olnud, kes nüüd siis saavad nagu võimaluse justkui nagu pulmas osaleda. Ja olla osa nende tähtsast päevast, mis on täiega äge minu arust. Aga jaa, selline kiire päev siis ootab ees. Igaks juhuks mainin ära, kui kellelgi võib-olla läks nagu mingi lambi pirn põlema. Et ei, ma siiski meigiteenust tegelikult ei paku muidu. Et ainult kui sõbrannad vahel küsivad, et siis ma ikka tulen vastu ja teen, aga mul tegelikult, kuna mu meigikollektsioon on ka nii palju väiksem kui kunagi, siis mul isegi nagu ei ole võimalust seda teenusena pakkuda. No vot, nii et ma panin täna endale isegi lausa selle Estee Lauderi Double Wear jumeka, sest et see tõesti nagu püsib väga hästi ja ma tahaks ideaalis Joannale ka seda panna, aga mul on seda siuksed toonid, et ma ei tea, kas sobib, võib-olla ma saan Joannale segada mingi muu heledama jumekaga siis. Tunne kuidagi, et ma olen nii valgeks jäänud lambist peale seda spaad. Seal, teile pole rääkinud. Aga ma käisin pühapäeval vastu esmaspäeva Kurro spaas, mis tegelikult veel ei ole avatud. See hetk, kui sina seda vlogi vaatad, siis nad vist juba on avatud. Aga see on siis Peipsi ääres uus spa. Ja nende kogu nagu see kontseptsioon on see, et sa saaksid minna oma argielust kõrvale ja nautida loodust, rahu, vaikust ja saaksid nagu akusid laadida ja minu arust see on neil nagu hästi välja tulnud kõige sellega, kuidas nad selle on seal kujundanud ja muidugi see asukoht ise juba, et väga selline avar ja ilus spaala. Need toad minu arust, või ma olin ainult ühes toas, aga nagu väga-väga ilus, maitsekalt sisustatud tuba ja see, et sul on nagu vaade mändidele, et siuke täitsa nagu looduse sees. Hommikusöök oli väga hea, et jah, see ei ole mingi koostöö, ma lihtsalt mõtlesin, et kellel on võib-olla huvi või kes otsib ka nagu sellist mingit weekend getaway'd, et siis ma arvan, see on nagu väga hea mõte ja tõesti sealt on nagu üle tee ongi Peipsi järv. Et praegu võib-olla veel siin august-september nautida. Igatahes, miks ma hakkasin sellest rääkima? Et võib-olla ma seal spaas nagu basseinis ligunesin ära oma naturaalselt hänni. No käed nagu on, aga siit kuidagi on nii valge. Igatahes ma jätkan oma meigiga.
Nii on ju. No nii, üks oluline osa päevast on tehtud, meik Johannale sai valmis. Ta jäi väga rahule, ma jäin ise ka rahule, väga ilus tulemus tuli. Nii et tore, vahepeal on ikka tore kätt soojas hoida, näha, et ma saan ikkagi hakkama. Ja nüüd ma sain just ennast riidesse, ma näitan, mul tuli päris tore outfiti mõte, ma ei ole kunagi niimoodi kandnud. Aga alati, kui mul on Stockmanniga koostööd, siis ma ikka mõtlen läbi. Iga koostöö puhul ma mõtlen muidugi läbi, mis ma selga panen, et see sobituks selle brändiga ka. Ja Stockmann on ikkagi selline elegantne, luksuslik. Ehk siis ma üritan ka riietudes ikkagi sellest lähtuda. Nii et ma näitan teile outfiti ja tegelikult siis ma peangi takso võtma ja kiirustama, sest et 11.30 saame seal Maritiga kokku ja siis ta aitab mul klipid ära teha. Vot selline outfitikene. Et siuke hele, aga ikkagi kampsun, et vaikselt meil hakkavad need sügise vaibid tulema. Ma ei taha sellest küll rääkida, aga siiski ikkagi nagu minu arust siuke suvine. Ma sain oma Puma need baleriinad siia alla panna ja siis Poliini kotikene siia juurde ja selline mõnus. No nii, Maritiga asjatame. See Laureni kreem on imeline. Oled päriselt muidu kasutanud ka? Jaa, ma ka kasutan. Mulle meeldib. Igatahes vaatame siin ringi ja filmime vaikselt. No nii, ma olen kodus ja ma sain Stockmannilt mystery gift bagi. Aga seda ma pean kõigepealt story'de jaoks avama, nii et ma pärast näitan teile, mis seal sees on. Siis ma käisin järgi oma Vintage'i pakil ja seda ma ootasin täiega, sest see on väga lahe asi. Väga kohe mitmekordses pakendis. Selline, selle nimi on Blues, aga ta on päris pikk, aga ma ei usu, et seda nüüd kleidina ka päris kanda saab. Vaatame. Ei nojah, võib-olla kui mingid mikroshortsid alla panna, siis nagu saab. Igatahes mega efektne värv ja nagu siuke äge asi. Väga cool. Ma varsti proovin seda seega ka, aga mitte praegu. Ja siis ma käisin muidugi Stocki toidumaailmast läbi. Ma võtsin oma... Oi jumal, kas see lekkis veits või? Ei, õnneks vist mitte. Võtsin oma lemmiku kreveti salati. Ja siis ma pidin käima vaatama, mis põnevaid jooke seal on. Ma nüüd panen seda veitsaks külma. Aga ma leidsin sealt proteiinivee. No, mida tähendab proteiinivesi? No see tähendab seda, et siin on sees 3,1 grammi proteiini 100 milliliitri kohta. Ehk siis siin on 330 milliliitrit. Noh, jah. 9,3 grammi. It's something. Ja raspberry and peach flavor. Tundus nagu hea. No, igatahes ma panen selle külma. Siis varsti teist testime. Ja siis ma ostsin kaardi ka tänaseks õhtuks peole minekuks. Issand jumal, teate, see on nii... Mitte, et ma komplainiks. Maailmas on nii palju raskemaid töösid kui minu oma. Aga lihtsalt realistlikkuse mõttes siis ma jagan lihtsalt, et sellised tööpäevad, kus on vaja nagu content filmida kuskil kindlas kohas ära ja siis veel see editida samal päeval, et sa ei saa nagu midagi sinna juurde rohkem filmida, et nagu nii kaua, kui sa oled seal poes ja teed, siis see on kõik, mis sa sealt saad, on ju. Siis see on nagu tegelikult vaimselt väga väsitav. Selles suhtes, et Maritil oli ka ainult tund aega, et mind aidata. Ehk siis ma olin nagu mingi, oh my god, ma pean ta võimalikult nagu palju teda ära kasutama. Selles suhtes, et kõik klipid, kus ma tahan, et ma ise peal oleksin, mitte minu käest filmitud, siis ma pean temaga ära tegema. Ja kuigi ma lähen alati nagu kindla visiooniga, mul on alati on ju video nagu idee
ja kuidas ma tahan selle üles ehitada, on ennem välja mõeldud, siis kuigi palju peab ikkagi olema ka paindlik ja koha peal juurde mõtlema, sest et ma ei tea alati täpselt, mis tootevalik koha peal olemas on, et kuna Stockmannis on ka see e-poe valik ja koha peal olev valik erinev, siis ma ei saa nagu 100% valmistuda alati või noh, nagu et ma pean jätma ruumi selleks, et vaadata, mis koha peal toimub. Ehk siis see on nagu hästi vaimselt väsitav. Jah, aga ma arvan, et me saime hästi hakkama ja nüüd ma sööngi seda krevetisalatit ja siis töötan edasi, siis mul ongi vaja nagu story'de jaoks filmida see mystery kingikoti avamine, natuke veel sinna klippe ja siis ma pean ülejäänud panema kokku sellest, mis täna seal koha peal filmitud sai. Ma vist sain nüüd valmis, ma kohe hakkan telefonist veel üle vaatama neid story materjale, tähendab ma sain siis nagu story materjali valmis, mitte reelsi. Aga oh my god, ma olen nii kutu lihtsalt, täiesti kutu. See oli mul nüüd külmas, nii et proovime selle proteiini vee ära siis. Palun, et see oleks rõve. Täitsa mõttetu. Nagu keegi on siia niimoodi hinganud natukene seda paarika ja virsiku maitset. Ja no jah, see on see zero sugar. Ei meeldi need zero sugar asjad tegelikult, sest et see järelmaitse on see mingi lääge, siukene magus asi. Ei no jah, ma joond ära, aga rohkem ei ostaks. Natukene istun siin rõdul, tõmban korra hinge, siis vaatan story'd üle, saadan ära. Õnneks mul on reelsiga aega, et ma saan sellega homme saata ülevaatamiseks, ehk siis ma vaatan, kui ma kogun ennast piisavalt ja tunnen, et ma suudan seda täna valmis teha, siis see oleks väga super minu poolt. Aga kui ei, siis ma saan ka homme teha seda. Ja mis ma veel avastasin, et ikkagi no see on minu enda nagu süü, enda probleem, aga nagu kuna noh, ikkagi mul on mingid kindlad kriteeriumid ees ka nagu, mida mul on vaja nagu jäädvustada, siis lihtsalt ma natuke ikkagi olin tuulepea. Kuigi ma enda arust läksin suht hästi valmistununa, aga et ühesõnaga mul on nagu kõigepealt on nii-öelda teaser story'd ja siis teisel päeval läheb reels koos järgmiste story'dega ja ma tegin ära kõik teaser story materjali ja reelsi materjali. Aga mul vist jääb puudu teisest story materjalist. No ma pean veel vaatama, aga mul on siuke tunne, et ma ei saanud seda, nii et võib-olla ma pean homme uuesti minema. Ma ei ole väga excited selle pärast. Aga no mis sa teed? No nii, ma nüüd panin selle bluusi selga, aga see on ikka täitsa kleit. Aga kirjas oli, et see on top. No okei, eks ta ikka on nagu lühikese võitu, aga ikka täitsa kleidi mõõtu. Teate, see on nagu päris elus kuidagi ilusam kui siit kaamerast vaadates minu arust. Ja tegelikult ma võiksin muidu isegi sellega minna täna Joanna pulma-aastapäeva peole, aga vaadake, mis mul juhtus. Ja ma tegelikult isegi ei tea, mis siin täpselt juhtus, aga mul on siuke sinikas. Ja see tuli spaas käies. Mina ei tea, et ma oleks ennast kuskile ära löönud. Ma ei tea, mis juhtus. No kuskil seal see pidi tulema. Ja noh, ta on ikkagi siit nagu päris koledasti paista. Nii et ma panen pika kollase kleidi, sellega ma käisin Horvaatias ka ja rohkem ma ei oleks seda kandnud. Nii et ma peangi kleidi ära aurutama, selga panema ja siis natukene make'i retouch ima ja tegelikult ongi aeg minna. Ja reaalselt ma olen non-stop lihtsalt nagu tööd teinud. Ma mõtlesin, et ma jõuan raudselt veel nagu väikse hingetõmbe momendi võtta ja mingi chillata. Ei. Ja mul on mõte, et kas ma äkki tõmban Red Bulliga sisse, sest et
mul läks 5:50 uni ära ja ma pean vastu pidama. Nii et no nii, selline on minu outfitikene. Tegin natukene lokke üle ja siia peale võtan veel heleda pintsaku, sest et täna on ikkagi veel mingi 17 kraadi. Ja ma arvan, et ma koha peal väga palju midagi ei filmi, võib-olla väiksed mõned klipid, aga ma lähen ja naudin. Käes on neljapäev, minu hommik on alanud juba väga-väga töiselt. Põhimõtteliselt sellest hetkest, kui ma silmad lahti tegin, ma hakkasin tööd tegema. Tegelesin edasi selle Stockmanni koostööga. Kell on praegu 10:30 ja ma nüüd panen kiiresti ennast valmis ja lähen uuesti Stockmanni, sest nagu ma eile rääkisin, siis mul jäi ikkagi mingi materjal saamata. Aga esiteks ma teen lahti praegu seda Tirtir Cushion Foundationit, sest et ma tahan selle ära proovida. Ma muidugi ei tea, kas see toon mulle praegu sobib, aga no vaatame. Ja eile õhtune Joanna ja Martini pulma-aastapäeva pidu oli täiega tore. See oli tõesti nagu, selline tunne oli, nagu ma oleks pulmas olnud. Et seal oli bänd, toitlustus, sai tantsida ja kõne peeti, siis saime kirjutada oma mingisuguse kõige naljakama või meelde jäävama mälestuse seoses Joanna ja Martiniga. Ja igatahes väga-väga tore oli. Ma panen siia Cushion Foundationi alla veel midagi. Ma panin niisutavat kreemi praegu just nahale. Ma arvan, et mul ei ole praegu midagi rohkem vaja. Nii, see toon isegi enam-vähem tundub. Issand, kui palju jätkub sellest, ma võtsin nii väikse koguse siia endale. Ma olen vist nagu üks kõige hilisem Cushion Foundationi rongile hüppaja. Kõik vist on juba ammu ära proovinud. Peale minu. Issand jumal, kui huvitav. Nagu see, et ma võtsin nii väikse koguse ja sellest jätkub nagu nii paljuks ja see on nagu nii õhukese kihina. See mulle küll praegu väga meeldib. Nagu kattis jumala ilusti ju. Vau. Ma olen praegu väga impressed. Muidugi ma olen tegelikult nii palju head kuulnud, et ma ei tea, miks ma nii skeptiline olin, aga vau. Ma panin concealeri ka ära ja väga ilus tulemus. Praegu ta küll näeb täitsa siuke välja, et võib-olla isegi nagu puudrit pole vaja. No samas ta on veits nagu tacky. Aga pigem siuke satiin matt lõpptulemusega ma ütleks. Igatahes vaatame, kuidas ta nagu päeva jooksul püsib, aga praegu ma olen väga impressed. Nii et ma teen nüüd oma ülejäänud meigi ära. Kiiresti. Ja siis lähengi Stockmanni. Vau, mul ei ole vist nii kiiret Stockmannis käiku mitte kunagi olnud. Aga ma läksin väga kindla teadmisega, mida ma pean filmima, nii et tore. Reaalselt vist mingi 15 minutit ja tehtud. Ja nüüd kiiresti taksoga kodu poole, et saaks kõik asjad valmis. No nii, ma olen kodus tagasi ja kui mul tavaliselt näiteks kokkamisvideote puhul tööprotsess käib niimoodi, et mul on materjal filmitud ja siis ma selle materjali järgi või selles järjekorras, mis ma siis mingisuguseid samme tegin, lindistan siis selle voiceoveri ehk siis räägin sinna peale. Siis täna selle Stockmanni koostöö puhul mul on vaja, et mul oleks enne kõike olemas see, mida ma räägin, ehk siis voiceover ja siis ma hakkan selle järgi panema klippe ritta. Ehk siis võtan oma notes'id lahti
ja hakkan vaikselt mõtlema, kuidas täpsemalt seda üles ehitada. Kogu Reelsi point on siis see, et asjad, millest ma ütleks pigem letid, millest ma füüsiliselt lihtsalt ei saa mööda kõndida, ilma et ma peatuks ja vaataks neid asju. No midagi sellist, ma pean selle sõnastuse natukene, mul on üks kõrv lukus lamst. Igatahes ma pean selle sõnastuse natukene nagu sujuvamaks mõtlema, aga põhilised kategooriad siis, millest ma neid klippe tegin, olid parfüümid, Kiko huuleläiked, Ritualsi asjad, Maci nude huulapulgad ja ilusate pakenditega asjad. Et selline oli see idee ja nüüd mõtlen läbi, kuidas ma siis selle jutu täpsemalt üles ehitan. No nii. On mõned letid Stockmannis, millest ma füüsiliselt lihtsalt ei saa niisama mööda kõndida. No ma ju pean. Okei, let's try that again. Voiceoveriga sain korda. Nüüd on käes see õudne aeg leida sobiv muusika. Okei, see võib sobida. Stockmanni puhul jällegi pean alati silmas seda brändi, et selline luksuslik välja peetud, samas ta peab nagu ikkagi kuidagi nagu ka selle videotempo ja tooniga kokku minema. Nii et nagu ma olen varem öelnud, siis see on ikka selline omaette task kohe. Nii, aga proovime. Oh my god, nüüd mul ongi vaja kõigile materjalidele veel ainult subtiitrid lisada ja siis I am done, mis on väga tore. Nii, Stockmanni koostöö valmis. Nüüd mul on vaja teha voiceover Maybellini koostöövideole. Mul on video kõik valmis. Lihtsalt, kuna mu mikrofon oli vahepeal Aleksandria käes, siis ma ei saanud seda voiceoverit sellele teha, aga õnneks mul on nagu kõik tekst on juba valmis ette kirjutatud, nii et mul on vaja lihtsalt see ära salvestada. Ma peaks vist vett juoma, ma tunnen, hääl hakkab käredaks juba minema. Igatahes, I'm powering through. Ja ma olen oma ajakavast praegu minu arust isegi ees. See on väga hea, sest et peale seda on mul vaja valmis monteerida oma selle nädala ehk siis teie jaoks eelmine video. Muidu mul ju vend monteerib videosid, aga kuna see oli siukene meigi video küsimustega, siis ma ütlesin talle, et ma selle teen ise. Ja mul on sellest pool tehtud, aga pool on vaja veel teha. Nii, Maybellini koostööga sai ka ühele poole. Ja see sai nüüd just ülevaatamiseks saadetud. Ma ei tea, miks ma otsustasin täna niimoodi teid update'ida, aga see on nagu see viis, kuidas ma saan teid oma tööpäeval nii-öelda siis kaasas hoida. Issand jumal, tunne on tegelikult päris võimas, sest et ma ei ole nagu sekundikski jalga puhanud ja asjad on tehtud ka saadud. Nii et väga positiivne. Ja issand, kas ma tõesti olengi poole peal oma video monteerimisega. 20 minutit on tehtud, isegi natuke rohkem. Ja 35 minutit on praegu kokku see materjal, aga tegelikult siit ma lõikan veel vähemaks. Siis ei olegi üldse nii pikk video, kui ma arvasin. Ma olen mingi, see Get Ready With Me tuleb mingisugune tunniajane. Nope, see tuleb lühem kui 35 minutit. No igatahes, tegelikult issand, siis ma saan sellega ka täitsa normaalsel ajal ühele poole ja ma jõuan ilusti õhtul sellele üritusele, kus ma olen nagu nii jah-sõna öelnud. Lihtsalt siis ma ei pea seda videot kuskil öösel lõpetama. Täna toimub siis lumene üritus Kumu sisehoovis, kus on siis mingisugune trenn, ühistrenn
ma ei saanudki täpselt aru, mis trenn see on, kas see on nagu mingisugune venitamine. Ei, seal oli kirjas, oli küll, mul tuleb praegu meelde. Hüppenöör ja venitamine, mingi siuke värk. Igatahes väga hea, sest et ma ei jõudnud täna hommikul trenni, nii et see on siis minu tänane trenn. Ja see algab kell 6, nii et kell on praegu 14:38, seega ma jõuan väga ilusti valmis omadega, ma jõuan veel midagi süüa ka, jõuan korraks võib-olla isegi hinge tõmmata ja jah, siis ongi mine. Nii, vahepeal on mööda läinud mingi pool tundi. Ma mõtlesin, kuidas video sai nüüd nii lühike olla, see YouTube'i video. See ei olegi, ma lihtsalt ei olnud kõiki faile siia importinud siia programmi. Nii et lol, nüüd mul on tegelikult, ma jõudsin juba mingi osa veel ära teha. Aga nüüd, kui ma panin siia kõik failid, siis mul on tegelikult ikkagi veel jäänud pool tundi materjali monteerida, mis ei ole ikkagi palju. Aga teie jaoks see video on juba üleval, nii et te teate, kui pikk see tuli, aga see ikkagi, ma arvan, tuleb ikka siuke 45+ minutit. No nii, kell on 4 läbi. Ma sain YouTube'i vlogi valmis. Mul oleks vaja ainult paar pisidetaili veel teha, aga ma tegin endale nüüd ühe Coconut Cloud matcha. Ma sõin just ühe moosisaia. Väga huvitav, ma ei tea, lõunasöök mul. Moosisai ja siis jerky bar. Ja matcha. Tegelikult peaks nagu korralikumalt sööma, aga ma ei jõua praegu süüa päris teha. Nii et eks ma teen ilmselt peale seda lumene üritust, kuigi siis on ilmselt kell juba, ma ei tea tegelikult. Ma ei tea, kaua see kestab. Kell on ilmselt veits palju siis, et õhtusööki teha, aga mis sa teed? Lihtsalt on vahel nii. What? So good. So good. Ilm on kuidagi väga pilvesse läinud. Loodame, et ei saja. Sest et nagu ma aru saan, siis see üritus toimub õues. No nii, ma panin siis oma roosa trenni seti ja kuna väga soe ei ole, 20 kraadi, siis jaki ikka ka peale. Ja ma ei tea tegelikult ausalt öeldes, mis kotti kaasa võtta, ega mul ongi vaja nüüd telefon võtta. Nii et mingi väikse koti ja lähme siis trenni tegema Kumu sisehoovi. No nii, ma olen kodus tagasi. Reaalselt tundub nagu oleks öö, kuigi kell on 8. Lihtsalt väljas on nii pime. Ja üritus oli mega tore. Ma sain täiega oma töömõtted peast ära. See oli ikkagi päris korralik trenn. Ma väga palju teile seal ei filminud, sest et see oli üsnagi intensiivne. Aga väga tore üritus oli ja tõesti nagu mulle sobis see siia tänasesse päeva eriti hästi, sest et nagu ma enne võtsin, ma jõudnud ju hommikul trenni. Aga teate, tegelikult nagu, kui ma mõtlen, siis nagu see oli nii crazy see tööpäev, et mul on nagu sellest mingisugune värin sees. Ma ei tea, kas see on ärevus või ma ei tea, mis see täpselt on. Aga kui ma üritusel Onega rääkisin TikTokist, ma arvan, teate teda. Ja siis midagi ütlesin ka, et mul mingi crazy tööpäev, et mingi filmisin Stockmanni, siis monteerisin selle kõik valmis, siis monteerisin Maybellini koostöö valmis, siis monteerisin oma vlogi ja ta oli lihtsalt mingi, oota, sa tegid kõik selle ühe päeva sees. Ja ma olin mingi, no jaa. Siis ta oli mingi, mul võtab nagu mitu päeva, et ühte videot kokku panna, siis see oli nagu endale ka veits siuke mingi, kuule jah, oli küll päris crazy. No see ei ole ju, ega minu puhul ka see ei ole täiesti nagu tavaline, lihtsalt praegu juhtus niimoodi, et pidi need asjad nagu tehtud saama. Ja jah, aga ma tunnen, et mul on nagu, ma olen nagu veits
mentaalselt seal, kus ma võiks iga väikse asja peale nutta. Mul ei ole praegu millegi pärast nutta, aga nii kui mul oleks, siis need pisarad oleksid valla. Aga mitte sellest ei tahtnud ma tegelikult rääkida. Nii haige. Me saime suure lumene kingikoti. Saime kaasa selle sama mati, millega me seal trenni tegime. Siis siin on siukene pallikene, kus sees on lumene kott nende uute toodetega. Eks me peame selle siis vist katki tegema, et näha neid tooteid. Ja siis ma sain sealt fillit kaasa võtta. Seda ma jõin seal koha peal. See oli esimene kord, kui ma siis seda rabarberi ja mündi maitselist fillit proovisin. Ma olen näinud nagu selle kohta vastakaid arvamusi. Ma pean ütlema, mulle meeldis see. Ma täitsa võiksin vabalt seda veel juua. Ja siis võtsin sealt ka selle vaarika maasikama. Seda ma ei ole veel proovinud. Ja ma ei tea, ausalt öeldes ma vist rohkem ma ei taha lahti ka teha, et ma arvan, aitab mulle nendest magusatest jookidest tänaseks. Aga kuidas selle siis nagu... Tea, kas ma saaks selle sõilme lahti või? Ei, ma ikka vist pean käeridega seda tegema. See on siis lumene Bounce sari, mida nad siis esitlesidki selle Bounce and Flow trenniga. Aga siin on niisugused pärlikesed sees, et oleks nagu mullid. Päris äge. Nii, vaatame, mis siin sees on. See tundus nagu täitsa põnev sari. Nii, 25% firmer looking skin in 4 weeks. Vegan collagen essence. Okei. Selline. Siis meil on siin Nordic Bloom Bounce Moisturizer. Fresh cream gel instantly hydrates and plumps up the skin for fresh youthful look. Nice. No nii. Cute. Ja mis see pisikene siin on siis? Eye cream. No selge. Sellised tooted. Aga ausalt öeldes ma olen nagu täiesti surnud. Ma olen nagu teeks pigistatud sidrun, siuke tunne. Muide, vaadake, kui ilus on see tir jumekas. Ma olen täiesti lummatud sellest. Nagu väga ilus tulemus. Siit ta nagu võib-olla näeb natukene liiga läiki välja, aga tegelikult päris elus minust ei ole. Mul lihtsalt on see valgus praegu siin, mis teeb selle nagu hullemaks. Aga väga ilus. Teate, ma ei tea, kas ma suudan midagi täna rohkem filmida. Ma arvan, et nagu mul on vaja lihtsalt mingid asjad ära teha, sest et räägime natukene. Mis on toimumas on see, et ma teisipäeval vist bookisin spontaanselt endale korteri Pärnusse nädalavahetuseks. Ehk siis reedest pühapäevani. Ja siis ma alles peale seda ma vist ei olnud see hetk veel ära bookinud, aga no ma oleks selle bookinud anyways, aga siis ma kirjutasin Anetele, et mis ta teeb nädalavahetusel. Nii et me lähme homme Anetega koos Pärnusse ja Anette tuleb laupäeval tagasi linna, aga mina jään veel sinna kuni pühapäevani. Et ma küll üritasin kedagi teist enda sõbrannadest siis endale sinna laupäeva õhtuks leida, aga keegi vist ei saa tulla. Nii et ma ei tea, siis mul on lihtsalt väike mini vacation Pärnus. Kuigi see mõte sellest, et Eestis minna üksinda kuskile, ma ei tea, õhtust sööma ja välja, see tundub millegi pärast hoopis teistsugune kui mingi Horvaatias või ükskõik kus mujal üksinda minna välja sööma ja asju tegema. Millegi pärast see on hirmsam Eestis. Aga ma arvan, et hirmud on ületamiseks ja eks siis vaatab, mis ma seal Pärnus teen. Ma korra nagu mõtlesin, et äkki ma paneks nagu mingi story'sse, et mingi kas keegi mu jälgijatest on siin ja tahaks midagi koos teha, aga see on ka nagu imelik või? Ma ei tea. Mul endal ei ole nagu uute tutvuste vastu midagi, aga samas, miks ma siis ei võiks? Ma ei tea ise ka. Igatahes ma pean täna kohvrit pakkima
Pärnu jaoks. Võib-olla ma peaks ka tagasisõidupileti igaks juhuks ostma, sest ma pean bussiga sealt tagasi tulema. Ma ei tea. Igatahes ja homme hommik on mul veel nagu tööga pisi ja siis sellepärast mul olekski vaja täna pakkida kohver ära, et ma homme ilmselt väga ei jõua sellega tegeleda. Kõigiga ma ei jaksa täna ka, ma tõesti ma ei jaksa, ma ei tea ja midagi oli täna ma tahtsin süüa ka ühe veel midagi normaalset, aga ma lihtsalt ei jaksa teile vist näidata. Võib-olla kui ma saan valmis toidu, võib-olla siis näitan, aga nagu praegu, kui ma mõtlen sellele, et ma pean nagu samm haaval näitama, mida ma teen, ma hakkan ära surema ausalt. Ma ei tea, ma olen mingis suremise tujus. Tere hommikust, käes on reede. Mul on siin mu Coconut Cloud Matcha ja väikene hingetõmbe moment rõdul. Aga tegelikult ega mul siin kaua aega istuda ei ole. Poole tunni pärast tuleb Joanna ja me lähme tegema midagi väga-väga põnevat. Nimelt me lähme skautima asukohtasid, kus võiks teha minu järgmise Kirstordil ürituse. See tuleb kõige suurem üritus, mida ma korraldanud olen. Ja see tuleb mega fun. Nii et igatahes praegu me oleme alustanud siis selle korralduse protsessiga ja kõige olulisem on muidugi leida selle jaoks sobiv koht. Nii et täna me käime siis 4 erinevat kohta läbi. Loodetavasti saab tänasega nagu lukku selle, et see oleks küll äge. Ja siis ma tulengi koju. Mul ei ole kohver ikka veel pakitud. Ma ei tea, kas ma praegu jõuan midagi pakkida või siis ma pean seda tegema pärast, kui ma tagasi jõuan. On mul telefonis nimekiri olemas, nii et see on juba pool võitu. Mul peab alati olema nimekiri, muidu mul on siuke tunne, et midagi jääb maha. No nii, ma jõudsin mingi pool kohvrist pakitud ja nüüd on aeg minna. Väikene nupstopsi pausikene ja tegelikult ma tahaksingi püüda sinu esmamuljed ikkagi siia vlogi. Okei. Nii et ei saagi lihtsalt ilus olla, peab sööma ja muljetama. Okei. Jah, ma söön esimest korda. Just selle jaoks ekstra tulime siia. Ja see läheb üle homme kinni, see nupstops, nii et kui teie seda vlogi näete, siis enam ei saa. No, sorry, aga siin ei saanud midagi väga halba olla. Ei saagi. Head asjad koos on ju. See on mingi pistaatsiakreem siis on ju, nagu Dubai šokolaad. Ei no, väga hea, mul ei ole midagi öelda. Mulle meeldib tegelikult, et maasikad on praegu nagu süüksed nagu nõks nagu magushapud. Aga mulle just meeldib siis see magus, et ta ei ole liiga läheg. Jaa, mulle ka meeldib, kui on niimoodi natuke see hapukad maasikad. Oh my god, ma just jõudsin tegelikult tuppa. Kops on veel koos. Aga ma mõtlesin, ma pean jagama nagu oma emotsioone. Et ma tegin teile ka väikesed klipikesed kohtadest, kus me käisime. Ja tegelikult me Joannaga otsustasime ära, kus me tahame, või noh, kus ma tahan ürituse teha. Ja lihtsalt Joannaga nagu julgustas mind suuremalt unistama. Ja siuke elevus on sees, lihtsalt siuke elevus. Et nagu see tuleb nii äge. Et ma nagu liialt palju ei taha praegu veel öelda. Et me kõike nagu paneme veel paika, aga noh, mulle endal on kontseptsioon, on valmis mõeldud ja see üritus tuleb jälle nagu sellises Girls Night formaadis, ehk siis selline mängulisem, et kaasan nagu siis külalisi ka ja mitte selles mõttes, et keegi peab ma ei tea, ise midagi seal rääkima või midagi sellist ebamugavat, ei, vaid lihtsalt nagu sellises mängulises mõttes, et ei ole nagu päris lihtsalt niisama istumine ja kuulamine. Et ma olen mega elevil ja nagu ma enne mõtlesin, siis see tuleb nagu kõige suurem üritus, mida ma korraldanud olen. Ja Joanna jällegi on mul abis sellega, mille eest ma olen nii tänulik.
et ta on lihtsalt nagu päris palju üritusi korraldanud ja oskab kuidagi abiks olla nende asjadega ja sellise asjaajamisega ka, et siis mul on ikkagi natukene kergem, et kõik ei ole päris minu õlul. Et väga, väga äge ja me olime mõlemad praegu seal autos, et mingi it's gonna be so cool. Et see saab olema kindlasti nagu selle aasta üks suur saavutus, kui saab selle tehtud, selle ürituse. Nii et super excited ja kindlasti tasub siis silma peal hoida minu Instal, Kirstordil Instal ja üldse kõikidel sotsiaalmeediakanalitel mul, et sinna see info tuleb nii, kui need piletid üks hetk müüki lähevad. Oh, so cool. Ja issand, kui hea see nupstops ka veel oli. Njam. Ja nüüd mul ongi seal kohvrikene. Ma vist pean ikkagi veits läbi proovima mingid outfit'e. Ilm on nagu tsüke, et veits raske nagu otsustada, mida peaks selga panema. Tsüke nagu 21-22 kraadi. Kas on vaja jakki või ei ole vaja jakki? Kas nagu hakkab külm? Ei hakka külm, ühesõnaga midagi aru ei saa. Aga ma veel vaatan, mis riideid kaasa võtta. Ja tegelikult pühapäeval toimub Pärnus seal Villa 14. Mingisugune, mis oli joogahommik. Et nagu tasuta üritus ja et võtta oma matt kaasa ja tule. Ja nagu ma olen nii mõelnud, et kas üksinda minna sinna või mitte. Tegelikult oleks, ma arvan, äge. Aga see tähendab selle, et ma peaksin võtma joogamati kaasa kodust. Ja ma ju tulen sealt bussiga tagasi. Et autoga minnes pole üldse mingit küsimustega probleemigi. Aga lihtsalt ma veits mõtlen, kas ma viitsin nagu... ma ei tea, ma ei ole suutnud ära otsustada. Igatahes ma tegelengi veits veel, mul on siuke tunnik umbes aega. Tegelen pakkimisega ja siis tuleb Anette ja me liigumegi Pärnu poole. Tegin Anetele väikse cloud matchakese. Kaisa on barista. Yes, Kaisa kodukohvik. Ja nüüd me asumegi Pärnu poole teele. No nii, jõudsime kohale. Ja selline on meil siin Pikal tänaval see korterikene. Väga viisakas. Oi, kui väikene. Magamistuba siin polegi rohkem midagi. Sellepärast seal nii palju neid kappe ongi. Kõik kapiruum on seal. Siin on väike kööginurk. Ja vaatame siis selle vannitaakese ka üle. Aha. No väga viisakas, väga kena. Sellest raapaarilise eemal. Esimene peatus Pärnus. Muidugi me oleme poes. Ja Anette ostab kleidi. Mina ostan bluusi. Nii et õhtuks kleidikene olemas. Juhu. No nii, me oleme ennast valmis seadnud ja ma küsisin Instast, et kuhu võiks siin Pärnus dinnerile minna. Kui me käisime Beach Grandis, me ju käisime seal gastronoomis, et mõtlesime, et täna võiks midagi uut proovida. Ja väga soovitati Vibe'i. Nii et sinna me nüüd suundume. Ma näitan teile, võib-olla Anette hoiab kaamerat oma outfitikest. Ma panin selle rohelise uue kleidikese selga, kuldsed detailid juurde ja kuna ikkagi jahe hakkab ilmselt, siis peab selle pintsaku ka siia peale panema. Ja Anettel on seljas uus H&M kleidikene. Ma armastan, kui on suured need. Ja need varukad annavad kohe nii palju juurde. Lendama selline. Ja see on, ma ei tea, kui hästi sealt näeb, aga see on siuke pruun, nii et see roheline kott on nagu ideaalne siia peale. Siuke natukene, jah, siit on näha seda sädelust isegi. Nii et ma olen väga rahul. Väga kaunis. Food has arrived.
No nii, kuidas mu Arvi kreveti muljad on? Ma ütlesin ka enne, oota, enne spaisib. Mul on mango chili. Et mul on mind blown, need on nii head ja ma ei tea, miks ma ei ole need enne ostnud. Ma ütlesin ka just enne, et iga kord, kui ma Kaisel kuskil näen neid, ma mingi okei, ma pean ostma. Ja nüüd ma sain veel teada, et kui ma ostan need, need on juba valmis, et ma ei pea neid isegi küpsetama. Ma arvasin terve aeg, et need on lihtsalt marinaadis, ma pean küpsetama. Aga võta vakist ja kui ma otsa lähen koju, siis ma lähen kohe Selverisse. Parem oleks, et nüüd on seal. Mõlemad maitsed on nii, et mul on mango chili ja Kaisel on paprika küüslauk. Ja siis sa veel ütlesid, et sinu oma mingi ürdi oma, mis sulle meeldib. Ürdivõiga on jah, veel mu ma ostan kõik 3 pakki. Ja seal on tegelikult isegi veel mingid valikud minust, nii et... No nii, ma pean tunnistama, et eilne läks võib-olla natuke liiga lõbusalt. Ja ma jaganudki teile peale meie õhtusöögi midagi, aga me käisime Villa 14, siis me käisime, issand, see oli mingi naljaka nimega koht, Varjupaik vist. Seal oli mingisugune suurem hulk inimesi koos, siis vaibisime seal veits ja siis läksime tagasi Villasse. Ja ütleme nii, et täna on olemine olnud pigem päris hõre. Ei ole väga uhke selle üle, aga no, mis sa teed? Vahel on nii, on ju. Igatahes, nüüd on kell 5. Anette hakkas tagasi Tallinna poole sõitma. Ja mina mõtlen, et ma võiksin minna jalutama. Ma võtaks äkki raamatu ja märkmiku kaasa. Istuks kuskil, ilm on ilus. Et naudiks, loeks natuke ja saaks samme, kuigi ma juba ööga sain üle 5000 sammu. Ja siis, mis ma eile ostsin? H&M-ist nii tore bluusikene. Siuke kootud. Ja nagu need varukaääred ja see alumine äär on nii nunnu. Ja Anette ostis siis selle kleidi, mis tal oli eile seljas ja Lindexist villamantli. Mantlid on juba platsis poodides ja ta oli ammu tahtnud nagu sellist kõrgema kraega ja see oli eest lukuga. Ja ta mõtles, et kas ma hakkan augustis ostma praegu mantlitega. Ma ütlesin talle, et tead, kui sulle see tõesti meeldib, siis osta ära, sellepärast, et mina mäletan, kuidas eelmine aasta ma tahtsin Lindexist villamantlit osta, aga kui mina selleni mingi septembrikuus äkki jõudsin, siis kõik olid juba otsas ja ei tulnudki minu suurust juurde, nii et ma ei saanudki siis ja ma ütlesin talle, et tead igaks juhuks osta ära. Nii et jah, aga nüüd neid või seda villamantli ostu ei jõudnud teile näidata. Igatahes mul juhtus esimest korda muide elus selline õnnetus. Mul oli tegelikult juba mingi nädal aega mõra seal küünes. Ma lihtsalt lootsin, mul on esmaspäeval küüned. Et ma pean ikkagi selleni vastu, aga ma ei tea, mis hetkel see siit ära lendas, igatahes öö jooksul ta siit lendas. Õnneks mitte kuidagi valusalt, lihtsalt kole on, aga esmaspäeval juba on küüned. Igatahes ma mõtlen, et ma panen äkki midagi muud selga. See kleit on mul küll väga tore. Uuskasutuse, mis see siis? Uuskasutuskeskuse laomüük oli, kus ma käisin ja siis sealt ma skoorsin 2 euriga. Siukse, issand. Siukse kleidikese. Väga mõnus, aga tuulega see on veits ohtlik. Ja ma mõtlesin, et kuna ma lähen mere äärde, et siis ma panen midagi muud selga. Ja jah. Tahtsin, või tähendab, ma ostsingi ikkagi ära bussipileti homseks tagasi minekuks ja muidugi kell mingi 11 ja midagi sinna lähedale veel. Need bussid olid kõige populaarsemad ja juba välja müüdud. Nii et ma siis ostsin pileti sellele, mis läheb mingi 12.40 või midagi. No siit on check-out kell 11, aga siis ma lähengi umbes sellel ajal sööma kuskile. Võtan siis oma kohvrikese kaasa ja siis lähen otse sealt
bussijaama. Õnneks bussijaam on siit reaalselt nagu mingisugune, ma ei tea, 500 meetrit või midagi, nii et üli lähedal. Üldse kõik asjad on väga lähedal, nii et asukoha poolest väga mõnus ja üldse nagu ma olen väga rahul selle korteriga. Ja vot selle valge jumpsuiti ma skoorisin ka sealt uuskasutuse laomüügipäevalt 2 euriga. Nii et see oli mul edukas käik seal. Ja lähme siis jalutama. Ma ei tea, kas midagi kuulda ka on, aga igatahes ma olen mõnda aega siin mere ääres istunud ja nüüd ma tellisin endale Janseni pitsast kruudopitsa, millele ma lähen ise järgi. Ja mõtlesin, et äkki ma prooviks teha seda color walk'i, et ma pildistaksin kõiki roosasid asju, mida ma tee peal näen. Nii et vaatame, mis mul kokku tuleb. I saw you in a dream and you were touching my body. But I didn't hesitate. No nii, siin mu Janseni pitsa on. Ma arvan, et ma panen telekast YouTube'i käima ja võtan mõnusalt diivanil koha sisse ja vaatan midagi head, söön pitsat. Selline mõnus, aga kuna õues on tõesti nii mõnus ilm ja Pärnu on nagu nii ilus, siis ma mõtlen, et ma lähen ilmselt pärast veel jalutama. Ja võib-olla tahaks mingit magusat ampsu ka, et siis saab kuskilt poest läbi käia või kuskilt söögikohast äkki mingit magustoitu võtta, ma ei teagi veel. Igatahes täna ma lähen veel välja, sest et peab kasutama seda võimalust, kui ma olen siin, ma arvan, et rohkem mul see tere hommikust, käes on pühapäev. Ma olen kõik asjad kokku pannud, ennast valmis pannud, kell on 9:46. Väljas on ilus ilm ja mul on kella 11-ks laud pandud Rõõmu restorani. Aga jah, mul on praegu aega. Mõtlen, et kas ma võiksin veel minna väiksele jalutustiirule. Veits ei viitsi, aga nagu mis ma siin ka passin. Nii et ma ei teagi, ma ei ole täpselt otsustanud, aga ma näitan teile ilmakest. Ilus, ilus. Ma ikkagi jalutama ei läinud, chillisin niisama siin, vaatasin YouTube videosid ja nüüd ongi aeg hakata liikuma. Nii et tšau, Pärnu korter! Kodus ja ma jätsin midagi väga põnevat siia video lõppu. Nimelt mul paigaldas issi ära mulle siia lakke, et ma saaksin siis kardina sinna panna ja eraldada siis oma voodi ülejäänud elutoast. Sellest ma vist paar vlogi tagasi rääkisin ka. Ja IKEA-st ostsin siis suure 3x3 meetrit kardina, mis ilmselgelt oli vaja lühemaks teha. Ja tegelikult eks meil täna selgub, kas mul on võib-olla vaja teist kardinat ka või kas piisab sellest 1-3 meetrisest. Et seda ma veel ei tea, aga mul oli siis vaja see lühemaks teha. Ja täpselt siis, kui ma olin selle kardina ostnud, võttis minuga ühendust siis selline ettevõte nagu Õmblus24. Ja neil on siis veebileht õmblus24.ee, kust sa saad valida, mida sul on vaja
kas väiksemaks, lühemaks, ma ei tea, kitsamaks teha. Ja siin ongi näiteks siis selline kategooria nagu kodutekstiilid ja kardinate lühemaks tegemine. Ja siis siit täidadki ära, kas mina kusjuures lasin kardina lühemaks teha ja ühed püksid väiksemaks teha, kohe siis vaatame need üle. Ühesõnaga paned siit kõik andmed sisse telefonist ja siis saadad pakiautomaatist oma paki neile teele, nemad teevad sulle asjad valmis ja saadavad sulle pakiautomaati tagasi. Ehk siis mega lihtne, mega mugav, sa ei pea otsima mingit tõmbustöökoda, vaid sa lihtsalt paned oma lähimast pakiautomaadist teele need asjad ja nemad teevad ära. Neil on siin tegelikult nagu väga lai valik erinevaid asju. Näiteks pükste kategoorias ongi mingi õmbluse rebendi parandamine, augu lappimine, teksade lühemaks tegemine, püksi lukuvahetus, pükste kitsamaks tegemine, laiemaks tegemine. No igatahes väga palju valikuid. Et ma arvan, suht ükskõik, mida sul on vaja teha, siis siit saab seda valida. Ja mina nüüd sain siis kätte oma paki. Ja nüüd ma saan kardina ülesse panna. I am so excited. Nii, siin on minu püksid. Kohe varsti proovime neid ka. Need ma lasin siis ülevalt väiksemaks teha, sest et I'm a skinny legend. Tegelikult ei, ma lihtsalt tõesti võtsin alla ja siis need olid liiga madalal. Ja nüüd siis nad peaksid õige koha peal istuma. Väga põnev. Ja siin on mu kardin. Excited. Ühesõnaga ma hakkan siia kardina külge panema neid konksukesi ja siis ma panen selle ülesse. Ma arvan, see muudab täiega palju seda kogu toa üldmuljet. Nii et no nii, ja selline on siis meil praegu see kardinakene ja mul on kohe kindlasti ühte veel vaja, sellepärast et ma tahaksin neid volte kindlasti tihedamalt ja siis kindlasti mul on vaja see voltide nagu eraldaja või noh, et need oleksid nagu kogu aeg korrapäraselt need voldid, sest et muidu ta näeb lihtsalt nagu odav välja. Ehk siis jah, praegu ta on selline teiselt poolt selline üsna harjumatu. Ma ei oskagi kohe öelda, mida ma arvan sellest. Aga üks asi, millega ma pange panin, on see, et ma mõõtsin kardina pikkuse laest põrandani, aga ta ei tule ju otse laest, vaid nagu siin on ka seal veel. Ehk siis tegelikult nad on ikkagi praegu mul mingi 3 sentimeetrit liiga pikad, 3-4, ma ei tea. Ja see on täitsa mu enda lollus. Et siit me näeme, et on ikkagi põrandal. Aga ma mõtlen seda, et kui ma nagunii lasen, või ostan ühe kardina veel, täpselt samasuguse on ju, lasen selle lühemaks teha, siis ma selle lasekski veel siis mingi 3-4 sentimeetrit veel lühemaks. Ja siis see kardin, mis praegu siin on, see läheb nagunii nagu sinna seina poole, ehk siis ta jääb nagu täiesti diivani ja voodi vahele niimoodi, et ei ole näha seda, kuidas ta siia põrandale kukub. Ja siis siia poole äärde, mis natukene, kuna diivan on laiem kui voodi, et see, mis jääb siia see osa, siis selle uue kardina puhul, siis ta on õiges mõõdus ja siis kukub sealt ilusti. Ma ei tea, kas oli aru saada, mida ma mõtlesin. Nii et jah. Ja eks ma siis peangi lähiajal, ma ei tea tegelikult, kas ma lähen koha peale IKEA-sse või ma tellin lihtsalt selle kardina. Mul on üks mõte veel tegelikult, mida ma IKEA-st tahan, aga sellest mõni teine kord. Vot. Nii, ja siis püksid. Ma panen siia video kõrvale sellest, miks nad ennem olid. Ja nüüd nad istuvad nii ilusti ülevalt. Nii mõnus. Beautiful.
nii et kui sul on ka vaja midagi väiksemaks teha, ümber teha, kardinad lühemaks teha, siis minu arust see Õmblus 24 on väga mugav. Igal juhul ma arvan, et ma siinkohal selle vlogiga lõpetan. Issand jumal, kui imelik nüüd, kui ma istun oma diivanil, siis mu taust on selline crazy. Ja jah, suur aitäh, et vaatasid ja kuuleme näeme juba järgmises vlogis. Tšau!